Tere! Mina olen Juhan Koppel, Rakett69 teadustoimetaja ja näitan teile, kuidas mõõta aknaklaasi taga asuva objekti kaugust. Antud hetkel on laual tehtud olukorrast minimudel, ehk siis meil on puu, mille kaugust me mõõtma peame, kuid meie peame tegutsema ainult siin piirkonnas, ehk siis me ei saa minna teisele poole seda tinglikku seina ja aknaklaasi. Selleks, et olukorda paremini selgitada, on mul ette valmistatud infomaterjal, kuhu on peale kantud see sein ning mõõdetav puutüvi. See kaugus, mida me otsime, on selle rohelise sirgega tähistatud suure X-ina ning oluline on, et see kaugus on võetud aknaklaasiga risti olevas sihis. Me võime siia tõmmata ka veel ühe joone, mis läheb nurga all ning läheb selle akna teise nurka ja nende kahe kriipsu vahe siin on L. Kui me tõmbame siia veel mõned jooned, näeme, et me saame siia moodustada sarnased kolmnurgad. Ehk siis X on paralleelne A-ga ning B on paralleelne L-iga. Ja mõlemad need nurgad, alfad, on täpselt samad. Kuid kui siin oleks vaja mõõtmisi teha justkui akna taga, siis see väiksem kolmnurk, mida me võime siia tinglikult moodustada, on kõik meie pool ja siin on meil täiesti õigus teha igasuguseid mõõtmisi. Kui me vaatame olukorra matemaatikat, siis nurga alfa tangens on vastaskaatet jagada lähiskaatetiga. Võime avaldada selle niimoodi, et uuritav kaugus X on vastaskaatet jagada nurga tangensiga ning selle suuruse tangens alfa siin valemis võime asetada esimesest valemist juba tuntud suurusega, kuid selle väikse kolmnurga kohta. Ehk siis B jagada A on meil seesama tangens alfa, mis on ka L jagada X. Kokku saame me valemi, mis on palju lihtsam, ehk siis uuritav kaugus X on suur L korda väike A jagada väikse B-ga. Ehk siis tegelikult on meil siin tegemist kahe sarnase kolmnurgaga ning me uurime väiksemat kolmnurka, et saada info suurema kolmnurga kohta. Võtame nüüd mõõtandmed. Leiame esmalt suuruse L. Selleks on meil vaja muidugi märkida ära see sirge, mille suhtes me mõõdame. Selle tegemiseks on kasutada laserlood, mis laseb välja sellise kitsa laserkiire, mida saab kasutada selleks, et põrandale projitseerida üks laserkiir. Meil on vaja nüüd leida sellele laserkiirele selline asend, et kui me mõõdame nurgikuga seinast, siis see laserkiir oleks täpselt 90-kraadise nurga all ning selle laserkiir peab näitama ka uuritava puu peale. Leian nüüd sellise koha, kus laserkiir näitaks puutüve keskele ning oleks nurgiku järgi seina suhtes täisnurga all. See on nüüd leitud, tähistan selle punase markeriga ära. Nüüd tõstame laseri ümber siia eemale ja on arusaadav, et mida suurem on see nurk, seda parem on ka mõõtetäpsus, sest need suurused väike B ja väike A lähevad meil lihtsalt suuremaks. Ma soovin, et see nurk oleks võimalikult suur, sellepärast, et siis on kõik mõõdetavad suurused ka nii suured, kui nad hetkel olla saavad ja see tähendab, et protsentuaalselt tuleb mõõtmisviga väiksem, sest me alati eksime ikkagi suurusjärgus millimeetriga joonlauaga mõõtmisel. Suunan laserkiire siit ikka tüve keskele ning leian sellise koha, kus laseriga on veel võimalik puutüvele näidata. Nüüd märgin ka selle kriipsu ära. Kuid nüüd seda laserit ma hetkel rohkem ei liiguta, sest mul on vaja leida mitmed suurused. Kõigepealt tahtsime teada suurust L. See on nüüd kahe laserkiire kaugus. Joonlauaga teeme kindlaks, et selleks mõõduks on 186 millimeetrit. Paneme selle kirja. Järgnevalt tuleb meil tekitada siia tinglik joon A ning B. A
on selline sirge, mis moodustub siis, kui me võtame nurgiku ja paneme selle vastu seina, niimoodi, et selle nurgiku tipp oleks selle koha peal, kus laserkiir lõikab aknaklaasi ning hoian nüüd nurgikut paigal ning panen selle nurgiku külge teise nurgiku. Kui need nurgikud on nüüd ilusti paigal, siis saame me siit leida suurused A ja B. A on selle nurgiku väärtus siit nullpunktist ehk siis seinast kuni järgmise nurgiku alguseni. See on 236 millimeetrit ning B, kui nüüd kõik ilusti paika panna, on kaugus lõigust A kuni laseri lõikumiskohani sellel nurgikul ning saame, et see on siin 100 millimeetrit. Seega on meil olemas 3 vajalikku suurust. Ning kui nüüd teeme matemaatika ära, saame, et arvestuslik kaugus sellest klaasipinnast kuni uuritava objektini on 439 millimeetrit. Et teada saada, mis on puutüve tegelik kaugus aknast, mõõdame selle üle. Saame tulemuseks 438 millimeetrit, mis tähendab, et ehk siis vaid 1 millimeeter vähem kui see, mis me laseriga akna tagant mõõtsime. Päris hea, eksimus tuleb vähem kui 0,5%. Ja täpselt nii lihtne ongi aknaklaasi taga asuva eseme kaugust mõõta.